Meil sattusid Kristjaniga ühesugused pildid, aga tekst on ehk erinev. Ma teeks kõigepealt, täna kõige viimane kõneleja, kes räägib otseselt jäätmetest ja äkki me räägiksime alguseks need asjad, mis pidid alguseks selged olema siia lõppu selgeks, et mõistest saaksime ühtemoodi aru. Prügi kui selline mõistena on hästi tavapärane ja palju kasutatav, aga me tihtipeale ei mõista, et prügi on tegelikult legaaldefinitsiooni või mida meile jäätmeseadus ütleb, selle järgi on ta tegemist segaolmejäätmetega. Ja omakorda, kui me siin kuulsime antropoloogide ettekannet hommikupoole, siis me saime aimu, et me kasutame teinekord nagu mõisteid täiesti valesti või inimesed nagu tihtipeale ei mõista, mida nad ütlevad, siis see segaolmejääde iseenesest on ka siuke natuke segadusse ajav mõiste. Just eelmisel pühapäeval tuli mulle nagu tööalane prügiveoettevõtte niisuguse logistikapealiku meil, kes ütles, et ta on sellises väitluses ühe Nõmme Lootuse tänava elanikuga, kes avaldab sügavat imestust, miks tal segaolmejäätmete konteinerit ei tühjendata olukorras, kus ta on sinna pildiga tõestatult pannud õunu ja puulehti ja ehitusmaterjali ja vana triikrauha ja kõik, mis sealt oli leida, et mis te endale ette kujutate, te jätate konteineri tühjendamata, see on ju öeldud segaolmejääde, see tähendabki kõike seda, mis ma iganes nagu fantaasia lubab nagu segamini visata. Ehk kui me hakkame nagu õigusruumi otsima, siis nii jäätmeseaduses kui Tallinna jäätmevaldkonna eeskirjas on terve pikk rodu neid asju siis, mida inimesed ära viskavad, aga mida segaolmejäätmetesse panna ei tohi. Ehk näiteks kuuma tuhka ei tohi panna ja kapsasuppi, seda vedelat osa ei tohi panna ja rääkimata patareidest ja värvidest ja nii edasi. Ehk see on nüüd üks osa sellest, mida ma peaks kõnelema, et mis on see prügi, millest me kõneleme. Tänasel päeval siis seda on tavainimesele suht hoomamatu hulk. Tõenäoliselt 100 000 tonni prügihunnikut ei kujuta keegi meist ette. Ma arvan, et ma ise ka ei kujuta ette täpselt, milline see on. Seda me kujutan enam-vähem paremini ette, kui palju üks 230-kilone nagu tõenäoliselt mingi seif või mis asi võib kaaluda nii palju, et seda tõenäoliselt ei jõua olmes liigutadagi. Või nädalas 4,8 kilogrammi, mis on umbes nagu selline auto klaasipesu vedeliku kanister kaalub tõenäoliselt umbes nii palju. Ja samas me teame päris hästi, mis selles segamini visatud jäätmete hulgas nagu sisaldub, et seal on 1/3 biojäätmeid ja selliseid kunagi suhteliselt värskeid materjale, terve hulk, mida tegelikult saaks materjalina kasutusele võtta, aga momendil me saadame nad peamiselt põletusse ja põletuse tagajärjel sünnib tuhk, mida võib sellest 100 000 tonnist olla 35 000 – 40 000 tonni. Ja omakorda selle tuhaga ei ole siis muud teha, kui me viskame ta lihtsalt prügilasse ja loodame, et tulevased põlved oskavad sellega midagi rohkemat ette võtta kui meie. Mis asi on uppumine? Ma jälgisin, vaatasin riigi statistikat, et meil Eestis keskmiselt iga aasta lahkub meie hulgast uppumissurma selline 130 kuni 150 inimest. Et kui te oma nagu sellise tava mõistmise järgi oskaksite mõelda, et kas te oskate ujuda, siis kui paljud võiksid käe püsti tõsta ja öelda, et te oskate ujuda? Et ma ütleks, et tublisti üle poole. Et kui ma nüüd teile
ette loen lühikese sõnumi sellest, mida tähendab Eesti Ujumisliidu arvates selline riiklikult kokku lepitud tähendus, ujumisoskuse definitsioon, siis seda saab kontrollida järgmiselt. Hüppa sügavasse vette. Uju 100 meetrit rinnuli asendis. Sukeldu ja too käega põhjast ese. Püsi paigal, puhates ja asendeid vahetades 3 minutit. Seejärel uju 100 meetrit sellili asendis. Välju veest. Kui paljud teist selle definitsiooni järgi kuuldes veel julgevad tunnistada, et ma oskan ujuda? Ma ütleks, et märgatavad vähem. Mis tähendab seda olukorda, et me tihtipeale nagu ei mõista, mida me oma, mida nagu meilt küsitakse ja mida nagu küsija arvab sellest olukorrast, mille kohta ta täpsustust soovib teada. Ehk kui me jäätmevaldkonda selle viiksime, siis uppumise kirjeldus jäätmevaldkonnas võiks olla selline, et kogumine on väga juhuslik, vedu puudulik, jäätmekäitluskohad puuduvad või me oleme harjunud neid jäätmeid lihtsalt kuskile hunnikusse loopima ja et selline olukord võib-olla ei olegi Eestis kunagi päriselt olnud olemas. Et selline jäätmete valimatu hunnikusse loopimine lõppes ära selle härra Strandbergi näidatud Pääsküla prügila sulgemisega, mis on tõesti täna selline kena 30 meetri kõrgune küngas. Tallinna või ilmselt üks kõrgemaid kohti, kus saab ümbrust nautida, aga sellist olukorda meil täpselt ei ole. Ehk meil toimub kogumine ja vedu, käitluskohad on tegelikult olemas, aga ütleme sellist tegelikult jäätmete hunnikusse viskamist või üldse sellisest linnakeskkonnas kogumist ja töötlemist soodustab väga liberaalne poliitika, et Keskkonnaministeerium annab väga lihtsalt jäätmekäitluslubasid ja omavalitsuse soovist, et neid võiks vähem anda või neid seda käitlust võiks linnakeskkonnast välja viia, sellest meil väga ei hoolita. Järeldus on selline, et me oskame tegelikult nagu ujumisoskusega võrreldes jäätmevaldkonnas praegu tõenäoliselt pinnal püsida või ujume koera või midagi sellist, et meil oleme nagu otsest uppumisohtu ei ole, aga me peame väga tihti basseini või mingi kaldaservast kinni hoidma, sest me väsime ära ja ei suuda kaua seda ujumisoskust rakendada. Mis me võiksime siis teha või kuhu meil oleks jõuda? Et kui me vaatame, minu eelkõnelejad rääkisid mitu korda, et meil on juba päris selliseid tubliseid saavutusi, et kui me võrdleme ennast nagu endast kaugemate linnade ja riikidega, siis kui me võrdleme lähedastega, nendega, kelle juures me armastame kas tööl käia või kellega me tavaliselt armastame ennast võrrelda, olgu siis Soome televisiooni kaudu või vanasti lõunaeestlased võrdlesid ennast RTL-i kaudu sakslastega, siis nii Saksa, Soome kui ka Rootsi, Taaniga võrreldes ma ütleks, et meil nagu väga niisuguseks enese kiitmiseks põhjust ei ole, aga kui me vaatame lõuna poole endist, siis me oleme suhteliselt heal tasemel. Mis oleks võib-olla oluline, et juba eelpool ka samuti mainiti, midagi uut siin öelda ei ole, et meil on väga suur töö ees ja võib-olla osaliselt ka tegemata teavituse ja nõustamise poole pealt. Et kui ma näiteks, ma armastan võtta hästi palju oma töös eeskuju teistest riikidest, mitte ise välja mõelda, vaid proovida nagu teiste riikide praktikaid Eestis proovida, siis väga tavapäraselt need riigid, kus on mitmekeelsus tavapärane või kus on turismivoog väga suur, liiguvad sinna suunda, et kogu jäätmeinfo on mitmekeelne, mis tähendaks, et Tallinna tulevik on eesti, vene ja ingliskeelne jäätmeinfo täna peamiselt eestikeelne. Hästi suur nagu vastutus ja pingutus on ettevõtete poole peal. Ettevõtetest, täna on jäätmestatistika natuke võltsib meie jäätmeteket, ehk see 4,8 kilo nädalas on
on jagatud nagu kogu tekke elaniku peale, aga tegelikkuses on selles kogu tekkes sees ka ettevõtete jäätmed. Ehk täna tõenäoliselt elaniku tekke on väiksem, aga seda, ma arvan, et vähemalt kolmandiku sellest mahust veavad ettevõtted, keda me peame samuti kaasama. Tänane Eesti omavalitsuste selline suund jäätme nõustamisele on nagu väga elanikukeskne. Me peame minema ka ettevõtete juurde ja neid nõustama. Mis on head alternatiivid? Või millised meil täna nagu laual üldse on? Täitsa nagu tavaline täna toimiv lahendus on, et biolagunevad ohtlikud ja segajäätmed peaks igal kinnistul soovitavalt kogutama. Ma loodaks, et me läheme sammudega sinna, kus me liigume, et kõikidel kinnistutel Tallinnas kogutakse biolagunevad jäätmed, kas kompostitakse või viiakse konteineriga ära. Klaas, plast ja kartongmaterjalid viiakse konteineriga ära kodust. Neid ei pea ilmtingimata käima tänavanurkadel otsimas, kas pakendikonteinerisse mahub või mitte. Ning siis ohtlikud jäätmed jäätmejaama või kogumisringidesse ja segajäätmeid, kui neid üle jääb. Täna väga minu jaoks on keeruline segaolmejäätmeid tekitada. Mul on 4-liikmeline pere, lisaks 3 lemmiklooma, et segajäätmeid tekib märgatavalt vähem kui teisi liike. Ja täna on natukene segadust tekitav see pakendid avalikus ruumis, segajäätmed oma kinnistul. Inimesed tegelikult küsivad meilt, et miks nad ei saa oma kinnistul kõike koguda. Nii et ma arvan, et jõukohaseks lahenduseks on, nagu ma ütlesin, igal kinnistul eraldi biolagunevad jäätmed. Ettevõtja kogub eraldi nii nagu samasuguses reeglistikus nagu korteriühistu. Avalik pakendi kogumine jääb alles, nii kaua kui seadus seda meilt eeldab, et me teeme pakendiettevõtjatega koostööd ja liigiti kogutu on odavam alati kui segamini kogutu. Nii et ma arvan, et sellises 2020. aasta perspektiivis, mis laekub meie kalendritesse kuu aja pärast, kus kogu Eesti peaks ringlusse võtma 50% tekkinud segaolmejäätmest, siis väga oluline võti selles on kõigi teie, kõigi minu, igapäevane sünnist surmani biojäätmete liigiti kogumine. Kui me selle biojäätme õpime liigiti koguma, kas kompostima või konteineriga ära andma, siis meil on pool võitu sellest saavutatud, et me riiklikud eesmärgid täidame ja need materjalid, mis me kodust ära anname, on võimalik taaskasutusele võtta. Aitäh! Aitäh, Tõnu!